Sageli keskendutakse tööks õppimisel ainult meeldejätmise protsessile, kuid tegelikult koosneb õppimise protsess veel väga erinevatest osadest. Millistest tegevustest siis tõhus õppimine koosneb? Esiteks, konspekteeri juba tunnis ning konspekteeri seda, kuidas sa asjast aru said. Pane see asi oma sõnadega kirja ning too välja need kohad, mis jäid segaseks. Kas või väikese märkega, kui ei oska küsimust selle kohta vormistada. Nii saad need kohad ka õpetajale ette näidata ning abi küsida. Lisaks, ära kirjuta täpselt õpetaja sõnu ega teksti maha, välja arvatud, kui tõesti on tegu hea tsitaadiga. Siis kodus meenuta vabalt seda, mis on sulle kursuse jooksul või tundide jooksul meelde jäänud. Ja kui on olemas kordamisküsimused, võid neid ka meenutamiseks appi võtta. Seejärel kontrolli teadmised üle ning paranda vead. Nüüd saad minna lõpuks meeldejätmise osa juurde. Keskendu meeldejätmisel sellele infole, mis nii hästi meelde ei tulnud. Ja kasuta meeldejätmiseks mitmekülgseid tehnikaid, nendest mõnes teises videos. Seejärel saad liikuda uuesti peast meenutamise olukorda ning jälle kontrollida, parandada vead ja uuesti vajalikku meelde jätta. Just nii kaua, kuni on vaja. Küll aga ei tasu seda kõike teha järjest, vaid tasus kasutada hajutatud õppimist või pausidega õppimist. Nendest täpsemalt mõnes teises videos.